Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tervist, minu nimi Hando Sinisalu, te kuulate Põhja-Eesti Regionaalhaigla Tervise pooltundi ja täna on teemaks maskid ja me räägime sellel teemal doktor Peep Talvinguga, kes on Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst. Ja kõigepealt selline küsimus, mis puudutab haiguse teist lainet, et kui vaadata Terviseameti statistikat, kui palju inimesi on positiivselt testitud ja võrrelda nüüd seda hospitaliseeritute arvuga ja ka surmajuhtumite arvuga, siis seda graafikut vaadates jääb mulje, et sügisene laine on tunduvalt leebem, ehk et neid raskeid juhtumeid ja surmi on võrreldes nakatunute arvuga tunduvalt vähem kui kevadel. Ja see paneb paljud inimesed arvama, et praegune haiguse laine on tunduvalt leebem kui kevadine. Et kas see tegelikult ka nii on, doktor Talving? Ma arvan niimoodi, et haigus on täpselt sama. Küsimus on erinevustes esimese ja teise laine ajal ja esimene laine tuli kiiresti, tuli varjatud nakkusega, meil oli infektsioonikontrolli meetmeid oli meil piiratult, meil ei olnud maske, kindaid, kitleid igal pool, mis meil täna on. Meil oli testimise võimekus hoopis kehvem. See tähendab seda, et see suur laine, mis tuli peale teistest riikidest, Austriast, Itaaliast ja nii edasi, tekitas radikaalse meetmete paki, me panime riigi lukku. Ja me olime 8-9 nädalat, me olime lukus ja see on kõige efektiivsem meede tegelikult epideemiat peatada. Teise laine ajal me oleme otsustanud, et me oleme selektiivsed, me üritame mängida viirusega, me tantsime viirusega, me tahame hoida huviringe, koole, teatreid, kõike lahti, mis on äärmiselt oluline. Ja me proovime tagada ju siiamaani plaanilist ravi, mille defitsiidis me siiamaani oleme. Ehk siis me oleme kompromissi teel ja üritame hakkama saada. Esimese laine ajal sattus ju suhteliselt kiiresti risttöö tõttu nakkus ka hooldekodudesse. Ja teise laine ajal on natukene veel suudetud siiski hooldekodusi hoida eemal sellest suurest epideemiast. Hooldekodud ühes ja teises juba nakatuvad, on olemas, eks ole, Rapla hooldekeskus, mis oli selge näide, kus kõik kliendid nakatusid. Ja seda hakkab vaikselt kujunema ja probleem on, see on väga suur probleem, et meil käib niimoodi risttöö, eks ole, inimesed töötavad ühes ja teises kohas, väga palju on ju koolitusi, kui üks koolitavatest või koolitatutest tuleb sinna, kellel on varjatud nakkus, siis on paljud töötajad on koheselt rivist väljas ja sellest tekib puudus hooldekodudesse ja kohalikesse haiglatesse. Nii et kokkuvõttes teine laine tuleb suurem, pikem ja laiem. Surmjuhtumeid oli esimese laine ajal circa 60 ja teise laine ajal me oleme nüüd juba, eks ole, näinud 10 pluss surmlõpet ja see kindlasti kahjuks ei piirdu sellega. Meie nakatunute arv on oluliselt suurem juba, sellepärast, et me suudame testida ja viia inimesed karantiini ja eneseisolatsiooni, aga ma ei usu, et teine laine näitab, et meil on teistsugune haigus. Haigus on täpselt sama, ainult et see dünaamika, epidemioloogiline dünaamika on natukene erinev. Kui nüüd vaadata teisi riike, siis kevadel kehtestati päris ranged meetmed ka maski kandmise osas paljudes, kui me vaatame just Lääne-Euroopa riike, siis näiteks Prantsusmaal ja Suurbritannias ja Saksamaal nõuti maskide kandmist päris mitmel pool, aga sellele vaatamata ka muudele suhteliselt rangetele piirangutele on need riigid taas hädas ja haigusjuhtumite arv on laes. Et kas need meetmed siis ei olnud piisavad või miks see ikkagi niimoodi läks, et teatud riikides see asi on täielikult taas kontrolli alt väljunud? Maskid on ju väga pikk ja arenev lugu, eks ole, COVID-pandeemia käigus. Kui viirus tuli, me ei olnud teadlikud ei viiruse olemusest
sellest haigusest kui ka maskide vajadusest. Ja üks, ütleme, põhidogma, millele tuleb toetuda, on see, et inimesed on kõige rohkem nakatavad, kui nad on enne haigusnähte 24–48 tundi. Mitte kellelegi ei ole ei bussis ega teatris ega poes ega töökollektiivis, koolis kirjutatud otsa ette, sa oled 24 tundi enne sümptome ja sa oled kõige nakatunum. Sellega seoses tekib ju argument maskidele, eks ole, sest maskid pidurdavad kindlasti pritsmete tekkimist ja piiravad ka aerosoolide levikut massis, õhumassides, ruumides ja nii edasi. Me peame siis aru saama, mis asi nakatab meid. Üks on, kõige rohkem on pritsmed, kui me räägime omavahel, siis minu huultelt, eks ole, ja hingamisteedes tekivad pritsmed, mis liiguvad mitme meetri kaugusel. Oleneb sellest, kui kõvasti ma hüüan või kui vaikselt ma räägin. Kui ma räägin vaikselt, tekib neid vähem. Kui ma ütlen teatud häälikuid, toimub neid pritsmeid oluliselt rohkem ja nad lenduvad inimestele minu läheduses kuni 2 meetrit. Aerosoolid nüüd lenduvad õhumassidega, need on need väiksed, mõnesaja mikronised või väiksemadki mikromeetrised, pisiksed pritsmekesed, mis liiguvad õhumassidega ringi ja kannavad endas viirust. Nüüd mask töötab nende 2 koha peal. Nüüd, kuidas siis mask kohandub sellesse pandeemia kontrolli? Ma hakkan pihta suhteliselt pisikestest uuringutest, aga need on niisugused nagu huvitavad uuringud. Näiteks, circa pool aastat tagasi tuli artikkel 2 Ameerika Ühendriikides töötavast, Missouri osariigis töötavast juuksurist, kellel oli oma juuksuri teeninduskoht. Neil oli selle aja jooksul, nad muutusid sümptomaatiliseks, 2 tükki, juuksur A ja juuksur B, sümptomaatilised, ja nad teenindasid 139 klienti. Nad nakatasid selle aja jooksul tagaruumides oma kontoritöötajaid, oma kaastöötajaid, aga 139 inimesest, kes kõik olid maskides ja ka juukserid olid maskides, mitte üks ei nakatunud. Ja küsimus on, kas see on juhus või on see maskide funktsioon? Kas see on see barjäär meie vahel, kahepoolne, nii klientidel kui juuksuritel? See tekitas väga palju nagu sellist kakofooniat infektsioonikontrolli ühiskonnas, et kas tõesti maskid töötavad nii efektiivselt. Edasi võib vaadata suurt artiklit, või ma ütlen vahele seda, et meil ei ole randomiseeritud uuringuid, et New York on maskis ja Boston on ilma maskita ja me vaatame pärast aastate pikkuseid tulemeid, kui palju on inimesi surnud ja kui palju ei ole surnud. Seda meil ei ole. Ja need tulevad väga pikaajalise töö tulemusena, sellised uuringud, kus randomiseeritakse sarnased grupid, sarnased riskid, sarnased ühiskonnad ja ühel on mask ja teisel ei ole mask. Neid on väga raske teha. Seega vaadatakse, eks ole, laboriuuringutele ja vaadatakse suurtele, ütleme, seireuuringutele, epidemioloogilistele uuringutele peale. Maikuuses tuli Proceedings of National Academy of Sciences, mis on Ameerikas üks väga-väga respekteeritud teadusajakiri, tuli artikkel, mis vaatas turvameetmete paketti nii Wuhanis kui Lombardias Itaalias ja New York City's. Ja hästi raske on eristada, kui pannakse peale pakk meetmeid. 1 on distants, 2 on maskid, 3 on püsi kodus ja nii edasi. Mihuke oli see kõige efektiivsem. Aga nii palju, kui nad suutsid neid andmeid vaadata, tundus, et siis, kui tulid maskid, peale seda hakkas pandeemia raugema. Ja see tuli väga kõva signaaliga. Eesti Teaduste Akadeemia vaatas sellele peale, kogu see meeskond, kes luges uusi artikleid, ütlesid, meil ei ole kahtlust, et see haigus käib läbi aerosoolide, on õhklevinakkus ka ja maskid töötavad. Edasi uuringud kruiisilaevadel. Me mäletame kõik ju Diamond Princessi, kus ei olnud maske peal ja enamus inimestest, kes olid laeva peal ja said positiivset testi, olid ka sümptomaatilised. Aga hiljem, näiteks Argentiina kruiisilaev, kus anti kõigile maskid,
äkki see oli 80% nendest, kes olid nakatunud, olid asümptomaatilised ehk nakatunud, aga ilma sümptomiteta, ilma haigusnähtudeta. Sama Theodore Roosevelt, Ameerika lennukikandja, mis Guamis peatus, kuna seal tekkis kolle. Ka need, kes olid maskides, olid asümptomaatilised 70%. Ehk siis maskid mitte ainult ei piira minul, kui ma olen positiivne nakkuse levitamist, aga ta piirab ka seda doosi, mida ma ise saan teistelt, kui nad on positiivsed või nakatuvad. Seega ma vähendan doosi endale ja olen asümptomaatiline isegi siis, kui ma olen positiivse testi andnud. Nii et maskidel on mitu funktsiooni. Üks on see, et ta on barjäär, koldekontroll, me ütleme seda, koldekontroll, kui mina olen kolle, siis on ta koldekontroll teiste suhtes ja teiseks vähendab ka ta doosi, mida ma ise saan. Ja lõpuks ma tahaksin öelda ka seda, et kui palju meil on uuringuid selleks vaja, et kas turvavöö päästab meid liiklusesse minnes, kui ma satun õnnetusse, kas päästevest on efektiivne, kui palju meil on vaja randomiseeritud uuringuid. See on lihtne meede, see ei ole hõbekuul, kõige tähtsam on tegelikult distants, aga kui me distantsi hoida ei saa ja me ei saa seda teatrites, bussides, kinodes ja poodides, kanname maski. No kui vaadata muu maailma näited veelgi, siis tundub, et Aasias on asi suuresti kontrolli alla saadud ja eriti Hiinas olid kasutusel ka ikkagi väga ranged meetmed, et ma lugesin näiteks artiklit selle kohta, et karantiini jäänud inimestele paigaldati korteri ukse külge andurid, et kui nad korra ukse lahti tegid, siis oli juba politseil teada, et midagi toimub, et nagu sisuliselt nagu vangipõli. Et meie siin demokraatlikes ühiskondades oleme tunduvalt leebemad, et kas praegu võib väita seda, et see rangus, selline isegi inimeste vabaduse piiramine on olnud efektiivsem meede selle viiruse leviku piiramisel kui selline vabam inimeste südametunnistusele rõhuv lähenemine? Ma olen täiesti veendunud selles, et raske pandeemia kontroll ei ole demokraatlik protsess. See on nagu sõjaväeprotsess, kus sa annad konkreetse käeviipega, annad korralduse ja see täidetakse ja sa kontrollid korraldusi. Mängides demokraatiat ja üritades igal pool läbi rääkida ja otsused teha 3 nädala jooksul, kui üldse otsuseid tulevad, on kõige suurem probleem. See oli üks Ameerika president, kes ütles, et kõige parem on teha õige otsus õigel ajal. Teine valik on teha vale otsus õigel ajal. Ja 3. valik on see, et mitte üldse teha otsust või lükata otsus täiesti teadmatusse kaugusesse. Ja see 3. variant on kõige halvem. Traumakirurgina ma ütlen ka seda alati, et otsustamatus on kõige hullem. Ehk siis, kui tekitad vale otsuse, sa revideerid oma otsust ja teed selle õigeks, aga kui sa üldse ei otsusta, see on kõige halvem. Ja praegu on niimoodi, et me peame need otsused tegema, muidu läheb asi valeks. Mis puudutab Aasiat, Aasia on väga kuulekas ühiskond. Seal asi võib olla täiesti vales suunas, aga kui nad saavad aru, et probleem on olemas, siis nad võtavad otsused vastu. Me praegu vaatame Singapuri, me vaatame Jaapanit, me vaatame Taid väga hästi kontrolli all. Jah, riigid on lukus tihtipeale, aga nad kannavad ka maske väga-väga kõrgelt. Väga erinev sellest, kui me vaatame Euroopa riikide peale või Ameerika Ühendriikide peale. Kõik oleneb sellest, nagu me mäletame, mille pärast Lombardia plahvatas esimeses laines. Väga tihedalt asustatud piirkond, väga tihe suhtlemine. Aga Lombardia sarnaneb väga palju New Yorkiga ju. Lombardia sarnaneb väga palju Chicagoga ja Detroitiga. Ja nendes piirkondades tõesti on plahvatuslik levik.
Maskide kandmine ei ole kaugeltki 100%, on tehtud uuringud erinevatel aegadel. Kui me tegime suvel uuringu ja vaatasime, et 50% inimestest kandsid maske Ameerika tihedalt asustatud piirkondades, siis see praegu on kasvanud umbes 74% peale, aga see ei ole 100%. Tegelikult on vaja selleks, et piirata sarnaselt vaktsineerimisega, sa pead vaktsineerima vähemalt 80%, et see oleks efektiivne. Ja sa pead ka maskitama 80%, et vältida riigi lukku keeramist. Kui 80% meist kõigist kannaks maske, siis me ei peaks riiki lukku panema. Seda näitavad mitmed uuringud. Ja ma arvan, et need on mõttekohad meile kõigile. Kas see otsus, et maskid ei ole kohustuslik, vaid on soovituslik, on teie arvates õige otsus? Mina arvaksin seda, et ma saan aru, et demokraatia ja meie seadusandlus ei luba maske panna. Läti sai sellega hakkama, on mitmed teised riigid hakkama saanud. Ma arvan, et eriolukorras me peame sellest aru saama, et see peab olema kohustus ja võib-olla mitte 100%-le sihtgruppidest, mitte, eks ole, pisilapsed, kellel nakatumine on madalaprotsendiline, aga teised kõik võiksid ennast kokku võtta, kanda maske kuu aega ja teiste meetmete juures ja ma usun, et me saaksime pöörata pandeemiat. Nii et ma arvan, et see peaks olema kohustuslik. Me ei pea trahvima, aga me monitoorime ja võib-olla, et me algus kohaldame mingisuguseid verbaalseid meetmeid ja kui need ei tööta, siis võib-olla, et ka rahaline trahv. Nüüd jõudsimegi maski kandmise kultuuri juurde ja siin on tegelikult päris palju kritiseeritud seda, mis on ka toimunud Lääne-Euroopa riikides, kus mask on selline formaalne asi, et inimesed nagu tundub, et siiralt ise ei usu sellesse, aga kuna neid kontrollitakse, turvamehed ja politseinikud jälgivad, siis nad võtavadki taskust selle nartsu välja, mida nad on juba mitu korda varem kasutanud, panevad selle kuidagi moodi ette ja siis formaalselt nagu on kõik korras, aga sisuliselt sellest ilmselt palju abi ei ole. Et milline see maski kandmise hea tava on? Et kuidas seda maski siis niimoodi kanda, et temast tõesti ka kasu oleks kõige rohkem? Ma arvan, et me peame lööma kaheks, maski kasutuse. Üks on avalik maski kasutamine ühiskonnas ja teine on, kõrgrisk piirkondades. Kõrgrisk piirkonnad on haiglad näiteks, kus meist sõltuvad väga paljude haigete tervis ja teine on siis tänaval, poodides, bussides. Tänaval, poodides, bussides on nõuded väiksemad. Seal on täiesti piisav, et me kasutame mitmekordselt kasutatavaid, kas need on tekstiilmaskid, sellest tegelikult piisab. Neid maske tuleb hoolitseda loomulikult, neid tuleks pesta 60 või 100 kraadise vee sees ja ma arvan, et hea oleks, kui igal ühel oleks 2 maski ja iga päev läheb üks pessu ja teine läheb kasutusse. Ja see töötab väga hästi kui koldekontroll teiste suhtes. Nüüd haigla nõuded on kõrgemad, me kasutame kirurgilisi maske või FFP2-sid või FFP3-sid isegi teatud tingimustes. Ja meie peaksime hoidma maskid puhtana ja vahetama iga päev. Et maski põhifunktsioon on ju koldekontroll teiste suhtes, kaitseb teisi. Ja see kontaminatsioon, et ta on mul käinud taskus või ta on mul olnud koti põhjas, loomulikult see mask on kontamineeritud, ta mustab pindu, eks ole, kui ta on minu ees olnud, saab märjaks ja ma olen positiivne, märgab ta ja kontamineerib pindasid. Aga pindadelt nakkuse saamine ei ole ju pandeemiasse kõige esimene prioriteet. Esimene prioriteet on see, et me kontrollime viirust koldes. Ehk me paneme ette barjääri, et ma ei nakata 10-20 tänaval, poes, teatris, kinos. See, et ma kontamineerin pindasid, see on ausalt öeldes suhteliselt väike risk. Nii et maskidega ringi käimine võiks loomulikult, neid juhendeid on ju kõik kohad täis. WHO-l on juhendid, suurtel organisatsioonidel on kõigil juhendid olemas, see ei vaja, neurokirurgi või tuumafüüsikut, et süveneda ja vaadata, mis on see miinimumnõuded normaalseks maski kandmiseks. Puhas mask ette, peseme tekstiilmaske iga päev ja me saame sellega kenasti kõik hakkama.
No see jutt veidike erineb sellest retoorikast, mis kevadel räägiti ja siis oldi palju rangemad, et ma mäletan neid jutte, et öeldi, et kindlasti ei tohiks ühekordset maski mitu korda ette panna, et kui sa näiteks jood või sööd, et siis pärast seda tuleks kindlasti uus mask võtta ja nii edasi, et nüüd ma saan aru, on need nõuded veidike leebemad ja ikkagi see, kui ühekordset maski pärast söömist või joomist uuesti ette panna, et see tegelikult on ikka pigem lubatud tegevus, mitte keelatud. Ja jällegi, millest me räägime? Kas me räägime töötades, ütleme, töökollektiivis kuskil väljaspool haiglat või haiglas? Me haiglas vahetame peale, ütleme, toitumist, paneme uue maski, paneme puhta maski. Ma arvan, et haiglas oleks täiesti normaalne 3 maski vahetus tööpäevas. Puhas mask ette. Nüüd töökollektiivis, kui ma töötan, ütleme, bussijaama kassas, siis ma võin rahulikult kasutada tekstiilmaski, puhast tekstiilmaski. Ja toiduajaks me võtame ära. Toiduajad loomulikult on vahetu kontakt, kui tööpere istub laua ümber, võetakse maskid eest ära ja süüakse koos. Siin on koht, kus tuleb mõelda, kas mitte hajutada ja võib ka minna loomulikult toidupakkide peale ja süüa oma töökohas ja eraldi. Ma arvan, et selle peale tuleb ka mõelda. Aga jah, mõnevõrra on ütleme, et need nõuded leebemad ja mõistlikumad ja puhas mask, hästi pestud mask ja koldekontroll, need on nagu printsiibid, mis peaksid olema meeles. Kuidas on lugu maski kandmisega vabas õhus, et selle kohta ka on räägitud seda, et tegelikult kus on hea õhuvahetus, tuul puhub, meil on juba varsti ka miinuskraadid väljas, et kas see tähendab seda, et vabas õhus, kui mitte liiga tihedasti koos olla, et siis nagu maski tingimata vaja ei oleks? Jaa, ma olen sellega täiesti nõus, et aerosoolid lahjenduvad ju vabas õhus. Tuul puhub ja nii edasi. Nii et vabas õhus ma ei näe mingisugust vajadust kanda maski. Kõik reeglid peavad siiski rakenduma. Püsi kodus, kui oled haigusnähtudega. Testi ennast esimesel võimalusel, iga pisikese sümptoomiga. See rakendab need tavameetmed ja kui siis ütleme vabas õhus, võtame näiteks aastavahetus, kas tuleb kontsert Vabaduse väljakul ja või ei, kui palju inimesi sinna kokku lasta ja nii edasi. Loomulikult, kui keegi on presümptomaatiline, väga nakkuslik ja köhib, ütleme, selles koldes, kus on 20-30 inimest ümber, kõik võib olla. Loomulikult võib nakatuda ka seal. Aga üldiselt vabas õhus, kus on hea õhutsirkulatsioon ja massid vahetuvad, aerosoolid ei kontsentreeru inimeste ümber, on risk oluliselt väiksem. Küll aga siseruumides rakenduvad karmimad reeglid. Kui vaadata nii kevadisi kui praeguseid koldeid, siis üllatavalt palju on selliseid peo või sünnipäeva või sellise meelelahutusliku ürituse koldeid, et millest see tuleb, et mis pärast just sellistel pidulikel kokkusaamistel, pidudel see nakkus kipub rohkem levima? Suhteliselt lihtne, sellepärast, et seal on tavaliselt taustmuusika. Ma hästi ei kuule, mida sa mulle ütled. Ma nõjatun sinu poole, et kuulda. Teine pool, eks ole, üritab tõsta häält. Number 2 on pidudel on inimesed kaotavad selle taju, sellepärast et tihtipeale on ju alkoholiga mingil määral kaasatud ja see kõik tekitab seda, et meie füüsiline kontakt läheneb, me tõstame häält, me kasutame kõvemat häält, me pritsmeid ja loome aerosoole, mis selles piirkonnas on ja sellest johtuvalt tekivad kolded. Me ju mäletame kõik seda vabank, eks ole, või teised peokolded, kus kohast teine laine mõnevõrra, ütleme, alguse sai. Ja kindlasti on spaad, peokohad, kus inimesed on lähestikku, natukene ebakained, räägivad kõva häälega, on perfektne retsept selleks, et viirus leviks. Nüüd, kui inimesed hakkavad planeerima igasuguseid jõuluüritusi, kuigi peaminister on üles kutsunud neid mitte korraldama, siis
selline laiendatud perering ka, et võib-olla sa ei ole nende inimestega igapäevaselt koos ja söögilauas istudes ei ole ka võimalik ju maski ees hoida. Et milline selline vastutustundlik käitumine sellises olukorras on, et kui tahaks ikkagi sugulaste lähedastega koos jõululauas istuda, kuidas siis hoida ennast tervena või peaks üldse sellise asja lükkama edasi, kui saabuvad paremad ajad, rahulikumad ajad? Ma arvaksin niimoodi, et lähiperekond, oma pere ja võib-olla, et esimese astme sugulased kuni 6 või 10 või kes on teadlikud hästi, oma peas mõtlevad tervisedeklaratsioon, kas ma olen olnud kontaktis kellegagi, kas mul on mingid haigusnähud, tervisedeklaratsioon oma mõtetes võivad koguneda. See pisike pere. Aga mõeldes näiteks mu enda peale, kus mul on isad-emad, kes on 80 ja 85 aastased, mina neid ei kaasa see aasta jõulupidudele. Ma lihtsalt ei kaasa ja see on nende pärast. Ja ma arvan, et kui kõik niimoodi mõtlevad, et nad väga filtreerivad oma peas läbi riskiastmed, kas keegi räägivad kõigiga läbi, kas on keegi olnud kuskil kollektiivis tööl, kus kohas on see võimalik ja mitte kaasata vanaemasid ja vanaisasid see aasta oleks mõistlik ja panna see piirarv kas 6 või 8 peale. Üks asi, mis veel tekitab küsimusi, on see kontaktsuse või lähikontaktsuse teema, et päris sageli on sellised olukorrad, et minu pereliige või töökaaslane ütleb, et tema tuttav või keegi, kellega ta koos oli, puutus kokku kellegiga, kellel diagnoositi positiivselt koroonaviirus, et nüüd otseselt testitud positiivsena neid ei ole, aga samal ajal see kokkupuude oli ja mingi risk on selleks haiguse edasilevimiseks ehk et siis üle 1 astme. Et mida sellises olukorras teha, et mulle tuleb poeg Tartust külla ülikoolist ja ta ütleb, et tema tüdruksõbral diagnoositi koroona ja ta on sõbraga kokku puutunud, selle tüdruksõbraga mitte, nii et üle 1 astme nagu kontakt on, et mis siis teha? Üle 1 astme ei ole väga suur risk. Kui on lähikontakt olnud, eks ole, 15 minutit või rohkem, lähem kui 2 meetrit, peaks see inimene olema ju karantiinis kodus. Ja ta ei peaks välja tulema. Aga need üle 1 ja üle 2, need ei ole nagu suur artikkel. Kui sa oled ebakendel, pane mask ette. Nii et kokkuvõtte sellest jutust, siis mask on hädavajalik, et seda kanda, et kaitsta nii ennast kui teisi. Nüüd see retoorika, mis oli kevadel, et need tekstiilmaskid ei pea kinni teatud suurusega osakesi ja nii edasi, siis tegelikult uuringud on näidanud seda, et isegi kui nad 100% need osakesi kinni ei pea, siis inimesed haigestuvad tunduvalt nõrgemalt, ehk et nad saavad küll viiruse kätte, aga väiksema doosi ja siis nad haigestuvad ja põevad läbi kergemini. Et igal juhul sellest maskist on kasu ja tegelikult kuigi see, et meil on praegu maski kandmine rangelt soovituslik, siis tegelikult me peaksime kõik seda maski ikkagi kandma, sest kui piisav hulk, see on siis umbes 2/3 või sinnakanti inimesi maski kannab, siis see on see kriitiline mass, mis võimaldab seda haigust ka kontrolli all hoida. Kui maski kannavad vähem hulk inimesi, näiteks pooled või kolmandik, et siis tegelikult see ei ole piisav selleks, et seda pandeemia levikut kontrolli all hoida. Doktor Talving, kas teil on veel mõni selline oluline soovitus lisaks eelpool öeldule inimestele südamel panna? Et mitte kordav olla, siis kõik meetmed on olulised. Ja ma nagu korra veel mõtlen, et kõik need, kes kirjutavad arstidele, saadavad küsimusi, nõuavad tõestuspõhisust, randomiseeritud uuringuid, süstemaatilisi ülevaateid, metaanalüüse maskide kohta. Võtke aeg maha, mõelge sellele, et kõik meetmed on olulised, kõik inimesed on olulised selleks, et kontrollida seda pandeemiat. Me saame sellega hakkama, aga küsimus on selles, kui hästi me saame hakkama seni, kui tuleb vaktsiin. Vaktsiin tuleb, aga ka vaktsineerida on vaja vähemalt 80% inimesi enne,
kui see, ütleme, immuunsus, karja immuunsus on läbi vaktsiini tekkinud ja seni me peame hakkama saama. Seni on pikk aeg, sellepärast et vaktsiini tegemine ei ole metafüüsika. Raske on aga see viia kõikide inimesteni, kes vajavad vaktsiini. Ja üks lause veel, vaktsiin ei ole lahend, vaktsineerimine on lahend, sa pead jõudma kõigi inimesteni ja andma selle. Nii et sinna on meil pikk maa minna, kui me jõuame, ütleme, vaktsineerituteni Eestis 60-70-80% järgmise aasta jooksul, see on hästi tehtud, aga seni me peame vastu pidama. Ja kutsun kõiki üles olema kaasosalised ja mõtlema hoolikalt ja aastavahetus ja jõulud. Veetke neid mõistlikult ja kandke maski. Aitäh, rääkisime juttu doktor Peep Talvinguga ja te kuulasite Regionaalhaigla tervise pooltundi. Küsimusi esitas Hando Sinisalu, aitäh kõigile kuulamast. Regionaalhaigla tervise pooltund.